USA rahandusministeerium otsustas üllatuslikult, et Venemaa toornaftat ja naftasaadusi tohib müüa kuni 11. aprillini, kui see on laaditud laevadele hiljemalt eile 1 minut pärast südaööd. Selline üllatus peaks USA rahandusminister Scott Bessenti lootuse kohaselt peaaegu 2 korda kasvanud nafta hinna jälle alla tooma, kuid seda pole juhtunud. Hetkel on näha, et ta tegelikult maailmaturu nafta hinnale mingisugust mõju ei avaldanud. Ega see nafta ju juurde ei teki, see on olemas olnud kogu aeg. See Vene nafta veebruarikuus Venemaa eksportis umbes 2,4 miljonit barrelit naftat. Lihtsalt sanktsioonide abil viidi see hind Venemaa jaoks ebameeldivalt madalamaks. Aasta alguses on Moskva teeninud naftamüügist circa $500 miljardit päevas, kuid nüüd võib tulu kasvada circa 20%. Venemaa on tegelikult märtsikuu jooksul juba teeninud lisatulu siis energia ekspordilt, et umbes siis 6 miljardit on ta nafta müügilt teeninud ja lisatulu on hinnanguliselt 600 miljonit. Ja kui see trend siis jätkub, siis Venemaa saab maksutulu oma föderaaleelarvesse märtsi lõpuks umbes 3–4 miljardit, et see on Venemaa tulude selge suurendamine ja me teame ju, kuhu see raha tegelikult läheb. Venemaa kulud sõjapidamiseks Ukrainas kasvavad, riigieelarve on miinuses ning seetõttu on USA abikäsi, isegi kui see on tahtmatu, suur kingitus Moskvale. Washingtoni koridorides võis Vene naftaostu vabastusega tärgata lootus, et see leevendab üleilmset naftapuudujääki seoses Iraani otsusega sulgeda Hormuzi väin. Enne sõjategevuse algust Lähis-Idas olime ju saavutanud sellise olukorra, kus Venemaa nafta eksport oli langenud, Venemaa naftatulud olid langenud. Venemaa nafta eksport oli rekordmadalal tasemel alates 2022. aastast ja ka rekordkogus müümata naftat oli merel ja nüüd tegelikult see sõjategevus Lähis-Idas on seda trendi ümber pööramas ja kindlasti sanktsioonide leevendamine aitaks sellele veelgi kaasa. Kuna praegune mööndus on üksnes sellele naftale, mis on hetkel Venemaa nafta meredel tankerites, siis hinnanguliselt on see kuskil 130 miljonit barrelit. Võiks arvata, et umbes pool sellest naftast on veel võib-olla ostjata. Ehk me räägime siin võib-olla 60 miljonist barrelist, mis seda tühimikku, mis Pärsia lahe 20 miljonist barrelist päevast tekitab, mingilgi moel ei leevenda. Eurooplased on juba USA otsust tugevalt kritiseerinud, enamus leiab, et Venemaale surve leevendamine sõja lõpetamiseks on põhjendamatu. Jetzt Sanktionen zu lockern, aus welchen Gründen auch immer, das halten wir für falsch. Euroopa Liit ei kavatse sanktsioone leevendada, sest see tähendaks aastatega üles ehitatud sanktsioonipoliitika järsku muutust. Endiselt kehtib hinnalagi alates 1. veebruarist $44 barrelist, kuid poliitiline sõnum, mille Washington oma mööndusega saatis, on oluliselt suur. Poliitiline kahju on vaieldamatu siin ja see on selge. See on selge ja selles mõttes Putinil ja tema kriminaalsetel semudel on põhjust plaksutada nüüd selle peale. Kahjuks nii ongi, et härrad Dmitrijevid ja Putinid ja Ušakovid ja nii edasi on juba saanud jala sinna ukse vahele. Nii et see esialgu kõik on nii-öelda ilusa jutu saatel, et Venemaa ei saa justkui midagi kasu ja see on ajutine, aga nagu me teame, mingid ajutised asjad kipuvad lõpuks permanentseks muutuma.